Mõned kommentaarid siis täna kõlanud ministri vastuste ja siinse arutelu põhjal. Kui vaadata nüüd 4. maist alates seda meediakajastust, siis ega ka minister Lauri esimene reaktsioon oli stiilis, et ühe eluala inimesed ei saa olla väljaspool regulatsiooni. Mille puhul mina mõtlesin, et võib-olla on tegemist ebaõnnestunud väljaütlemisega, aga me kuulsime siin saalis seda uuesti, et tõesti, et kõike võib hageda ja ei saa tekitada erandlikke gruppe. Ja sellega saab ainult nõus olla. Et seda, et mina kaeban kohtusse, ma ei tea, Tarmo Vahteri või Sulev Vedleri, kui nad on mulle võlgu jäänud või kui ma arvan, et nad on mind laimanud, kahtlemata. Meil ei ole siin puutumatuid, meil on õigusriik. Aga praegu me räägime ajakirjanikest, kes tegid oma tööd. Ja vaatamata sellele, et siin arutelus väga vähe puudutati konkreetset juhtumit, ma ikkagi rõhutan üle, et ajakirjanike enda kinnitusel info pärines suuresti avalikest allikatest, oli tõene ja nad ei ole näinud kahtlustuse täisteksti. Ehk siis saada isiklik trahv olukorras, kus tegelikult ei toimunud seda suurt lekitamist või mingisugust siin kirjeldatud, ma ei tea, sõela või sõelane lekkivat prokuratuuri, et siis seda arusaamatu. Nii et minu meelest ei saa konkreetse juhtumi asjaoludest kuidagi üle ega ümber. Aga kui nüüd üldisemalt vaadata, siis teine aspekt siin aruteludes, see soov kontrollida või karmistada või karistada. Et ma saan aru muidugi, et teatud olukordades oleks vaja kontrollida, kes mida ja millal avalikustab. Ja kui on isiklikke negatiivseid kokkupuuteid ka ajakirjandusega, et siis kuidagi tundub, et neid raame on kahtlemata vaja kuidagi rangemaks muuta. Ja siin ministri nii ajakirjandusele varem, ka 12. mail näiteks tehtud väljaütlemine siin saalis korratud, et lekitajad on vaja leida, neid on vaja karistada, mitte info avalikustajat, aga lekitajat, et lekitamist oleks võimalikult vähe. Ja taas kahtlemata on olukordi, kus nii nagu see paragrahv 214 sätestab, et on inimesi, kes info lekitamisega rikuvad seadust. Ja seal ei olegi mitte midagi muud teha, muidugi neid tuleb karistada. Aga see lekitamine ei saa olla igasuguse info vahetamine erinevate osapoolte vahel. Et seda, et avalikkusel on huvi, näiteks ka rahapesu juhtumis ei saa eitada. Seda, et paljudel juhtudel, Raimond rääkis siin küll rahvusvahelist huvi pakkunud juhtumist, aga me ka siin majas õiguskomisjonis on meil rikkumisest teavitaja kaitseseadus. Seda, et erinevate õigusrikkumiste kohta, eetiliste piiride rikkumise kohta info saabub sisemistest osapooltelt, on see siis ajakirjandusele või uurimisorganitele, seda tegelikult ju toimub, see on mõnes olukorras vajalik. Me ei taha kuidagi peale kaebamise või lekitamise selle sildiga kogu tegevust, kus üks osapool avalikustab infot, mis ei ole teisele teada või mis ei ole laialdaselt teada. Et me tegelikult seda tüüpi tegevust ei taha ju kuidagi kaotada, piirata või karistada, et neid aspekte on erinevaid. Jah, on olukordi, kus tegemist on seaduse rikkumisega, aga need on üksikud. Enamasti see nii ju ei ole. Ja selle asemel, et karmistada regulatsioone, tõin ka sissejuhatavas sõnavõtus selle lobitegevuse näite, majandusliku huvide deklareerimise näite, kus tegelikult on võimalik rakendada tervet mõistust, erinevate osapoolte koostööd. Ka minister mainis seda, et on kokkuleppeid, et teate, avalikustage paari päeva pärast. Et tegelikult see on ainus viis saada kuidagi, ma ei tea, selline mõistlik, sujuv, ma ei tea, avalikkuse huvides toimuv tegutsemine. Et palun 3 lisaminutit. 3 minutit lisaaega. Ei ole võimalik regulatsiooniga paika panna nüüd täpselt, kes mida kellele millal näidata tohib ja avalikustada tohib ja kuidas huvisid deklareerida või kokkupuudetest teada anda. Et regulatsiooniga me tegelikult, karmima regulatsiooniga me sellele tuumale niimoodi pihta ei saa, et tegelikult küsimus on igasuguse professionaalses tegutsemises, eetilises tegutsemises
Ja tooksin veel ühe paralleeli, et kuna see maailm on meil siin nii keeruline, et varem tõesti, näiteks meditsiinis arst ravis oma patsienti, oli üks arst ja oli üks patsient ja tehti otsused ja kui arst tegi vea, siis arst tegi vea. Praegu meditsiinis, kui me räägime ka ravivigadest, juhtumid on keerulised, multimorbiidsed või erinevate haigustega patsiendid, kes käivad väga mitme eriarsti juures, kellele tehtud protseduurid on keerulised, selle osalevad arstid, õed, hooldajad ja veel mitmed osapooled. Et ka sellisel juhul on selle vastutuse panek on keeruline ja tegelikult vastutab ravitulemuse eest kogu see meeskond ja sageli siis organisatsioon, kus nad töötavad. Ja täpselt samamoodi võib öelda ajakirjandus, et võib-olla kunagi olid meil sellised ajakirjanduse üksikhundid, kes üksi uurisid ja tegutsesid ja pimeduse varjus ja kogusid lekkivaid dokumente kuhugi ja siis ise otsustasid avaldamise ja ise avaldasid. Aga praegu me räägime ikkagi toimetusest ja planeeritud tööst ja ühisotsustest ja sellest, et infot näevad enne avalikustamist väga paljud inimesed toimetuses. Et siin ei saa olla tegemist ühe inimese otsustuse ja vastutusega. Ja samamoodi me räägime siis meediaorganisatsioonist, tööandjast, kes need sisemised reeglid paika paneb, nii selle, mis on, ma ei tea, selline sisemine töökord, vastutuse jagunemine, kuidas tasakaalu otsida, kus see ajakirjanduse, ma ei tea, eetika piirid lähevad. Et siin samamoodi me räägime praegu ju toimetustest või meediaväljaannetest, nende rollist ja vastutustest. Nii et ma arvan, et praegu küll karmimale regulatsioonile tegelikult võiks leida alternatiive. Tore, kui saab selgeks, et paragrahv 214 ei käi ajakirjanike kohta ja seda tegelikult saab rakendada ainult menetluse osapoolte, menetlusega kuidagi seotud olnud osapoolte suhtes, kes peavad prokuratuuri nõusolekut avalikustamiseks küsima. Aga ajakirjandusvabadus, isegi kui see on poliitikutele või prokuratuurile ebamugav, siis see, mida ja millal avalikustatakse, et me peame nägema seda väärtust laiemalt demokraatia jaoks ja tegelikult me peame lähtuma oma tegutsemises, puudutab see siis regulatsioone, kommentaare ajakirjandusele või midagi muud, me peame tegelikult lähtuma sellest, mis on ülimuslik või mis on põhimõtteliselt kõige olulisem, mitte sellest, mis meile meeldib või ei meeldi ja kuidas regulatiivsete karmistamistega oleks võimalik olukorda lahendada, saamata aru, et see võimalus on ainult teoreetiline ja praktilises elus keeruliste juhtumite puhul on väga vähe võimalik näha, et see midagi paremaks muudaks. Aitäh!